tere taas vaatama Naisluksuri proovisõitu. Tänavu on teie ees uue põlvkonna Toyota Hilux. Eelmine põlvkond oli turul päris kaua, tulles välja juba 2005. aastal. 2012 sai hakkama siis Toyota faceliftiga. Facelift oli väga hea, seda on müüdud väga palju ja kui keegi tahaks seda veel praegu uue ostes, üks punane on veel laos olemas. Uus Hilux on aga veojõuga 3,2 tonni, mis on ikka päris kõva sõna juba. 5335 mm pikk, 1855 mm lai ja 1815 mm kõrge. Paraku on ta eelkäijast 45 mm madalam, kuid sellegi poolest on ta peatamatu ikkagi juba peaaegu 50 aastat. Sees on teie ees siis uus Toyota Touch 2 süsteem, mis on ka paljudel teistel uutel Toyota mudelitel ja siis Toyota Safety Sense ohutussüsteemi. Muidugi on sisu saanud endale palju värskema ja palju uhkema mulje, palju rohkem on tulnud siia sisse funktsiooni, millest me praegu ei hakka rääkima. Hakkama on saadud ka uue mootoriga, milleks on siis 2,4 liitrine diiselmootor, millel on 110 hobujõudu ehk 110 kilovatti ja 150 hobujõudu. Ehk siis päris hästi. Siin on siis see 110 kilovatine ja 150 hobujõuline uus diiselmootor, D4D Global Diesel on selle nimi siis. $6,8 liitrit sajale on kütusekulu ja 177 kilomeetrile on siis heitegaaside kogus, mis on ka päris normaalne tegelikult. Ja 0-100 on kiirendus 12,8 sekundit ka väga hea sellise suure auto kohta. Hind alates 25 890 eurot. Paraku juhtus mõni kuu tagasi väga täbar lugu, kui Hilux oleks peaaegu käna käinud ühes ohutustestis. Õnneks seda ei juhtunud, ta jäi püsti, kuigi 9 aastat tagasi juhtus samas ohutustestis vana Hiluxiga sama asi, nii et olukord on ikkagi mingi jama seal andnud. Ja lisaks sisaldab ta veel kokkupõrkeennetussüsteemi ja ka siis söödurat lahkumishoiatussüsteemi. See on uus Hilux. Näeme juba järgmisel nädalal üsna pea.